Tere! Käimas on meie projekti podcast Teema taimseks ning tänases saates on meil külas Vegan Coca-Cooli asutaja, Vana-Võrumaa vegan cateringi osaline ning ellujäämiskursuste korraldaja Markus Mekk. Hei Markus! Tere! Oled vegan ning ka veganluse populariseerija. Miks hakkasid veganiks ning umbes millal see juhtus? Täpset aega ma ei oskagi öelda, aga ma arvan, et see võis juhtuda umbes mingisugune 6 aastat tagasi või midagi sellist. Ja miks on ka hea küsimus? Ma arvan, et siis hakkas minuni jõudma informatsioon, mis tegelikult toimub loomatööstuses ja ma hakkasin seda rohkem uurima, hakkasin endale selgeks tegema, mida mingi asi teeb või kust meie toit tuleb ja seoses sellega siis lõpuks jõudsin ka veganluseni. Kas veganlus on sinu jaoks pigem loomade, keskkonna või tervise heaks? Eks ta on nagu ikkagi segu kõigest, aga ma arvan, et see esimene tõuge, mille pärast ma hakkasin veganiks, oli ikkagi loomade pärast. Ja hiljem siis lisandusid keskkond ja tervislik pool ka sinna juurde. Oled olnud vegan umbes 6 aastat. Kas kunagi selle aja jooksul on tulnud ette murdumishetki, kus tekib tahtmine liha järgi või oled hakanud kahtlema selles, kas veganus on ikka õige? Otseselt nüüd nagu isu liha järgi ei ole, sellepärast, et kuna ma hakkasin veganiks loomade pärast, siis enam ma ei saanud seda minu jaoks ta ei olnud enam toit, vaid loomad olid toredad olendid ja ägedad tegelased, keda mitte süüa, et seda kohta mul ei olnud, aga küll oli alguses nagu kahtlus selles osas, et kas see ikkagi on õige tee, kas ma saan kõik vajalikud ained kätte ja kas nii saab elu lõpuni siis elada. Ja kuna väga palju informatsiooni nagu või abi või toetust ei ole, ma ei tea, meil siis ma ei saa minna arsti juurde ja arsti käest küsida selle, et mida ma peaksin sööma või kuidas ma peaksin sööma või mida tegema, et ma tahan olla vegan, ma ei taha süüa ühtegi loomset asja, siis praegu põhimõtteliselt arstidel ei ole endal ka teadmist või ei ole riiklikult mingisugust kava koostatud, et milline peaks olema siis veganite siis toidulaud. Oled loonud ka Vegan Coca-Cooli ning oled vegan kokk. Miks ja kuidas hakkasid just vegan kokaks? See tuli ka samaaegselt siis sellega, kui ma hakkasin veganiks, et ma töötasin toidukohas kokana ja mingi aja jooksul siis, kui see informatsioon minuni jõudis või kui ma seda hakkasin rohkem uurima, siis ühel hetkel ma sain aru, et ma ei saa ju ka teha toitu teistele inimestele, ise seda mitte söömata ja ise olles nagu selle vastu, et loomi toiduks kasutatakse. Ja kuna ma hakkasin vaatama siis alternatiive või variante, et mida ma siis ma üldse teha saan või kus toidukohas töötada niiviisi, et ma ei peaks ühtegi looma toiduks tegema, siis neid toidukohti sellel hetkel ei olnud. Ja siis ma otsustasin, et võiks siis endale ise mingisuguse töökoha tekitada. Ja
ja kuna ma tegin ise selle teekonna läbi, et mitte veganina hakkasin veganiks, siis ma nägin, et sellel on nagu nii-öelda vajadus, et inimesed on samamoodi samades kohtades ja ma leidsin, et oleks tore ju, kui keegi oskab nõu anda või juhendada, et aga mida siis teha või kuidas süüa teha või millest süüa teha. Ja sellest tulenevalt siis sai ka see Coca-Cool nii-öelda loodud. Kas kokaks saamise soov oli juba lapsepõlves? No ma otseselt nagu endale seda ei teadvustanud, või mul ei olnud seda, et ma ei tea, mis iganes 5-6 aastaselt ma ei öelnud, et ma tahan kokaks saada. Võib-olla ütlesin ka, ma ei tea, kas mu vanemad oskavad selle kohta midagi öelda, aga mõlemad minu vanaemad tegid süüa ja nende kõrvalt või siis võib-olla nende kaudu on see kokanduspisik minuni tulnud ja kuna ma suht varajases nooruses hakkasin ise ka süüa tegema ja kolisin nii-öelda oma elu peale, siis sellest tingitult oli tarvis endale süüa teha ja siis sealt vaikselt see kokkamine on nagu kuidagi tulnud. Millega vegan Coca-Coolis tegeled ja kui palju osalejaid seal umbes on? No põhiliselt, kui nüüd väga lihtsalt öelda, siis me õpetame, kuidas vegan toitu teha. Aga üldiselt ka laiemalt, et kuna seda veganlust ei saa nagu 2 lausega kokku võtta, siis sellega seonduvalt, nagu ma mainisin, siis ei ole põhimõtteliselt sellist kohta, kus inimene saaks siis minna ja vegan infot küsida, kuigi internet on paksult igasugust informatsiooni täis. Samuti on väga hea organisatsioon Eesti Vegan Selts, kus siis on erinevaid veganluse kohta nagu kõik info olemas ja nende käest saab kõike küsida. Aga nii-öelda riiklikult rahastatud asutust ei ole, kus saaks nagu infot küsida ja siis seoses sellega me jagame ka üleüldse laiemalt veganluse kohta informatsiooni, et nii loomade koha pealt, keskkonna koha pealt kui ka siis tervislikust aspektist lähtuda. Samuti tegeled ellujäämisretkedega. Mis need on sulle õpetanud? No see ellujäämisretked on mul selline pigem nagu enda hobi, aga ei tea, kui nüüd ühe sõnaga öelda, siis alandlikkust. Et kui sul on hästi vähe asju, hästi vähe, pead vähesega hakkama saama ja sellistes kriitilistes situatsioonides, siis see muudab sind alandlikuks, aga ka treenib sellist leidlikkust, et kuidas mida ära kasutada, et mis iganes, kuidas lõket teha või kuidas ööbimispaika leida või kuidas voodid teha ja nii edasi, et ma arvan, see on põhiline, aga samas on ta ka väga põnev ja lihtsalt üks mõnus nii-öelda ajaviitmise vorm, kuidas siis looduses olla. Sa oskad väga häid sööke teha ja huvitav oleks teada, mis on sinu lemmiksöök? Lemmiksöök? No mulle meeldib see söök, mis mulle meeldib. Ma ei tea, ma ei oskagi konkreetselt nagu lemmiksööki välja tuua. Küll mulle meeldib, ma ei tea, banaan ja pähklid on mul ühed sellised lemmikud, mis mulle väga meeldib. Aga jah, mis iganes hea toit. Aga teeme ka selgemaks siis taimse toidu teemat. Mida ütleksid neile, kes ei söö liha, aga söövad kodukanamune? Kas see on eetiline? No mis ma oskan öelda? Minu jaoks on loomad ja linnud ja kõik elusolendid sõbrad, et ma ei näe nagu
mingit põhjust, miks peaks sõpru sööma. Kas on mingeid fakte, mida sa tahaksid meie kuulajatele mingi kodukana munade kohta öelda või midagi, mida peaks iga inimene teadma? Konkreetselt fakte võib-olla ei oskagi niiviisi välja tuua, aga jälle, et kui kellelgi on huvi või soov rohkem teada saada ja ma julgelt soovitan nagu iseenda uurimist alustada, et nagu ma mainisin, siis internet on täis informatsiooni, erinevad uuringud, erinevad organisatsioonid, kes tegelevad veganlusega, keskkonna teemade või tervislike aspektidega, et vegan.ee lehelt on võimalik saada informatsiooni, et seal on hästi palju erinevaid fakte ka, et mul see pea ei ole väga internet. Mõned, kellel on kes söövad kodukana mune, nendel on alati, ütlevad, et mida nad peaksid siis tegema oma kanadega, et nad ju munevad ja nad ei taha neid ära ka tappa ja siis nad söövadki mune selle pärast. No jah, alati on võimalik kanu pidada ka neid mitte söömata või mitte kanamune söömata, siis ei pea neid mune ära sööma. Et siin varjupaikades, kus siis loomade varjupaikades, kus on näiteks päästetud kanu, kes on siis farmides olnud, siis nende söödetakse kanadele enda mune tagasi, et kuna kanad kaotavad hästi palju toitaineid ja mineraale ja see on nende kehadele kurnav, kui nad munevad, siis läbi nende munade söömise saavad nad natukene seda tagasi, et kanad on nagu kõik teised linnud, nad ei ole tegelikult loodud pidevalt munema, aga inimene on aretanud kanad selliseks, et nad munevad peaaegu iga päev. Et tegelikult ju me teame, et praegu on kevad ja linnud tulevad ja hakkavad munema korra siis aasta jooksul. Või kui nendega juhtub midagi, pesa hävitatakse mingil põhjusel ja nad jõuavad veel teist korda pesa teha ja muneda, et siis võib-olla 1-2 korda aastas või oleneb siis, mis kliimas nad elavad, aga mitte igapäevaselt, et jah, võib-olla kõige mõistlikum on siis nendele need munad tagasi toiduks anda. Ühiskonnas saadakse hästi aru, et toidu raiskamine ei ole tark tegu. Kas toidu päästmine või veganlus, kumb säästab rohkem maailma ressursse? No, toidu päästmisega on, muidugi see on oluline teema, millega tuleb tegeleda, aga nüüd siis toidu päästmine versus veganlus, et kui inimesed on valinud vegan elustiili, siis nende tarbimine muutub, mis tähendab, et see jalajälg muutub väiksemaks, et ei ole vaja nii palju siis toota, aga toidu päästmise puhul on see, et mis iganes päästetakse, see on juba toodetud. Et minu silmis nagu ei ole väga suurt vahet, kas ma söön selle toidu ära poest ostetud või prügikastist nii-öelda või prügikastist päästetud kujul, siis et igal juhul on see toit toodetud ja selleks on kulutatud ressurssi, et veganlus kindlasti on selles suhtes parem variant. Samuti ma olen seda küsimust vist kõigi käest küsinud, aga ma ei ole nagu kindlalt vastust saanud või siis lihtsalt ei ole nagu, ma ei tea, midagi piisavalt inspireerinud, aga kuidas saada oma kooli vegan toitu? No, ma arvan, et number 1 on see, et tuleb küsida. Et kui küsida, ma ei tea, siis kooli juhtkonna käest või kooli teistelt õpilastelt, et kas peale sinu veel keegi soovib. Ma tean, et Saaremaal, kas see oli Saaremaa ühisgümnaasium või kus üks tüdruk tegi küsitluse kooli siis õpilaste seas ja
sealt selgus, et taimetoidu vastu on suur huvi. Siis seda küsitlust näidati kooli juhtkonnale, direktorile, õpetajatele, koolikokkadele. Ja sealt edasi siis võeti vastu otsus, et koolis hakatakse pakkuma taimetoitu. Ja muidugi võib võtta ka ühendust erinevate teiste mingisuguste organisatsioonidega, et siis nendega koostöös võib-olla kas siis teha mingisugune kord nädalas taimetoitu või variante on erinevad, aga ma arvan, et number 1 on see, et tuleb ise küsida. No kui seal koolis oleks nii julgeid õpilasi, siis ma tean, et huvilisi on üle 3, aga et keegi ise julgeks midagi ette võtta, seda ma ei ole veel näinud. No võib-olla ongi jah, siis tuleb leida see üks julge, kes soovib seda teed alustada. Aga mis on kõige lihtsam asi, mida saab iga noor teha ära, et loodust kaitsta? No minu silmis sama taimetoit või siis tegelikult veganlus nagu laiemalt, et veganlus ei ole ainult toitumine. Veganlus hõlmab hästi palju erinevaid valdkondi, et kui sa enda toitumist muudad, siis me sööme iga päev 3 korda ja läbi selle on võimalik juba väga lihtsalt muuta. Me siin 8 laua taga istume, meie ei saa praegu otse muuta ei ühtegi seadust ega mingisugust määrust või mingisuguseid kokkuleppeid, aga kui me nüüd lõunasööki sööma hakkame, siis me saame ise valida, mida me suhu paneme, et kas me paneme toidu suhu, millel on suurem jalajälg ja mis iganes kahjustab loodust või loomi või tervist, et see on nagu valikute koht, et puhtalt enda isiklike valikutega saab iga noor ise seda keskkonda päästa. Ja sellele lisaks kõik juba minu arust võiks olla elementaarne see, et mis iganes, et tulesid ei jäeta põlema ja vett ei jäta voolama, kui pesed hambaid ja nii edasi, et kilekottide kasutamist ja kõike seda, mida juba hästi palju nagu teadvustavad inimesed. Aga kuidas leida toetust, kui sa seda oma perelt ei leia, sest ma tean palju noori, kes on huvitatud keskkonnakaitses, aga pered ei ole selle teema suhtes vastu võetud. See on jah, üks täitsa oluline koht, et ega kõige lihtsam on mingisuguse asjaga nagu edasi minna või üleüldse alustada või siis jääda pidama mingi asja juurde, kui sul on toetus. Et ma arvan jälle see veganselts, Eesti veganselts, et kui nende poole pöörduda ja ausalt kirjutadagi, et mul on selline mure, et ma ei oska nagu midagi teha, siis küll sealt leitakse lahendus, aga samuti on ka erinevad grupid, et on olemas kohe täitsa vegan tugigrupp nii-öelda Facebookis ja erinevad muud Eesti veganite grupp Facebookis või kuskil, et kui sinna kirjutada, et kas keegi on nõus mulle, ma ei tea, kas siis nõu andma või mentoriks hakkama või mind kuidagi moodi siis nagu toetama, siis kindlasti leiab sealt inimesi, kes on nõus seda tegema. Aitäh sulle, aga kas on veel midagi tähtsat, mida peaksid inimesed teadma? Võib-olla ongi see koht, et igaüks võiks iseenda selle uurimise teha, et meil igalühel on oma tee ja igaüks leiame enda tee, aga julgustan kõiki uurima, et ei jääks puhtalt kellegi ühe arvamuse nii-öelda, ei võetaks seda kui 100% ainukest informatsiooni, et tänapäeval leiab väga palju infot ja tasub ise uurida, olla julge ja endale kindlaks jääda. Aitäh sulle, oli väga põnev vestelda. Aitäh!